Tere! Minu nimi on Ivo Palu ning me oleme tulnud koos Kamba lahetate sellidega siia rohelisse Paldiskisse, et koos rääkida rohelisest energiast. Mis on roheline energia? Kust see tuleb? Mina ütleks, et roheline energia on kõik see, mis ei tossa. Eestis on see siis tuul ja päike. Jah, tegelikult on see, kui päris täpsemalt nüüd defineerida, siis ju kokkuleppe küsimus, mis see roheline energia täna on. Ja kõik need, mis on siis taastuvatest allikatest toodetud energia, kõik see on siis roheline energia. Eesti puhul näiteks siis puiduhake, tuul, päike, kõik see, mis ka selles pargis siin toodetakse, on roheline. Nagu ma aru saan, kui me kasutame rohelist energiat, siis see on meile väga hea. Jaa, absoluutselt. Siis me ei tee loodusele nii palju kahju, sellepärast et inimeste energia tarbimine kogu aeg kasvab. Ja kui me samas vaimus jätkame ja kogu aeg sama musta energiat tarbime, nagu me siiamaani oleme tarbinud, siis varsti meil ei ole seda ilusat maakera enam siin. Me ei saa tulla siia põllu peale looduse keskele juttu puhuma. Võib veel lisada, et kui me üldse peame tarbima, siis tarbida enne kõike rohelist. Seepärast, et ka rohelise energia tootmiseks on vaja seadmeid ja nende jaoks on vaja ressursse. Ehk kui me mõtleme nüüd, et kas me peame tarbima kõike, mis meil on, siis kõigepealt see otsus ära teha, et ma täna ei tarbi, ma ei osta võib-olla uut asja või teist asja või kolmandat asja, ei reguleeri tuba liiga soojaks. Siis vaatame, et jah, ma tahan seda saada ja siis vaatame, kas ta tarbib taastuvenergiat või mitte. Näiteks 10 aasta pärast, millist energiat siis kasutame? Mul on hea meel öelda, et veel rohelisemat. Oleks hästi lühike vastus, oleks see veel rohelisemat. Aga hea uudis on see, et päiksepaneelide hinnad lähevad alla, tuulikute hinnad lähevad alla. Mure koht on küll see, et järjest vähem on neid kohti, kuidas seda panna saab. Nii et me tulevikus neid tuulikuid rohkem seal meres vaatame ja päiksepaneelid lähevad järjest rohkem igasugu majade külge, mis on ju selles mõttes hea, et kui sul on täna tühjalt seisev katus, siis sa saad selle igatipidi kasutusele võtta. Ja neid tööstusparke, kus on suurt katusepinda, on veel endiselt palju. Ja seal ongi see kombinatsioon, et koha peal toodame, koha peal tarbime, natukene võtame võrgust ja seal võrgus on juba ka siis mere peal toodetud elekter. Nii et samas midagi peab olema, mis võtta siis, kui tuult ja päikest ei ole. Kas selleks sobib kõige paremini puit, mida väikestes mahtudes kasutada, siis ma arvan, et see puit meil ikkagi ka sinna energiatootmise portfelli jääb. Et valdavalt on need ikkagi need samad energialiigid, mis tänagi lihtsalt liigub asi järjest rohelisema poole ja rohkem kaldu sinna rohelise energiatootmise poole. Nii et 10 aasta pärast ma julgen küll öelda, et kindlasti enamus meie tarbitavast energiast on juba roheline ja taastuvatel allikatel põhine. Tark oleks ka natuke ise mõelda, et mis ma selleks teha saan, et kas mulle endal on näiteks mingisugune seade olema. Sellepärast, et kui me lähme suuremasse sõltuvusse tuulest ja päiksest, võib see tähendada, et siis kui meil on tuult ja päikest palju, on meil ka elekter odav, mis viib selleni, et kui tuult ja päikest ei ole, siis meil on elekter kallis. Mida vähem me tarbime, seda väiksem on selle mõju. Kui meil on oma seadmed, siis me saame vähemalt selle oma seadme osas päris hea hinna. Nii et see on ka selline mõttekoht. Kas tarbida vähem või olla valmis ise ka elektrit tootma? Aga väga mõnus oli teiega rääkida. Sama siin. Tänud sinu küsimusele tead ja kui teistel on veel küsimusi, siis pange need siia alla kommentaaridesse või küsige Teliast või Tehnikaülikoolist. Vaadake, kui palju tuulikus on. Ära päris niimoodi. Näitama hakka. Et kas tuleb... Ninasse ründas. Tõusid kerpsasid. Ja päriselt. Väike proteiin on hea. Vaata, et hamba vahele ei jäänud.